õnnistatud päeva jätku kõigile! Omasta muuseumi ei ole või? Nii metsal on mis maas on see. Aga sina oled teada. Koer ära läinud. Ei, mul vist ei ole niisugust peenist. Annan tampar. Sellega saab hästi hakkama. Tundub, et Jüri Päti meelest on massimeedia häda selles, et ta toodab tegelikult ta veenab kuulajaid või vaatajat, et ainult see on tegelikkus, mida siis teleekraanil näha. Vahemärkusena Jüri Päti enda sõnad 1995. aastast, võib-olla osad mäletavad, et siis oli selline pealik koguduse aastaaruanded, erilised sündmused koguduse elus ja Jüri ütlebki siis siin, et kas on iga asi eriline või ei ole üldse, siiski koguduse pastor sai uued varekanded, mitmed on seda tema tunnustanud, nimetanud, kuuldavasti sellest ka räägitakse. Mina olen 3. põlve oma perekonnas kirikuõpetaja, kasvava väljaspool nõukogude ühiskonda selles mõttes ja teadlikult valitud oma koduse kasvatuse päritolu ja kõige sellega ja Jüri on tulnud sama ameti juurde hoopis teistsugust teed pidi ja võib-olla see oleks esimene asi, mida mina
ja kuidas ta ruumis ja mis tähendab ruumis avaldumine, sellega Marko Tiikus siin tähelepanu juhtis, see tähendab arve, numbreid. Me ootame pakkumisi Oreli restaureerimise jaoks ja kui jumal lubab, Oreli fond sihtasutus on võimsat tööd teinud, et need viisid, mis minu karusele kõrvale ka täna tundusid päris magusad, ilmselt veel lähevad paremaks, kui oled sa restaureeritud. Kihelkonnapäev vanal ajal oli juba see ühendav jõud, siis kui elujärg oli paremaks läinud, kui naabrid hakkasid meie vastu huvi tundma, oli vaja ennast naabrite vastu paremini kaitsta, kindlustada, et kihelkond tekkis just sellise mõistena. Kihelkonna vanemad olid just need mehed, kes tihtipeale ka makse nõudsid sisse, anda meid, küsisid raha, küsisid tööabi selleks, et ennast välise vastu kaitsta. Täna me oleme rahuajal, aga ikkagi on vaja sellist ühtset väge, et seista võib-olla nende väliste jõudude vastu, kui ma seal Kihelkonnapäeva avakõnes päris jõudu mõttega sinna tagasi, kus ma tahtsin jõuda, just nimelt see, et kui me elame globaliseerunud maailmas, siis mida suuremaks maailm meie ümber läheb, mida suuremana me seda tajume, seda rohkem ta meid käristab katki. Me vajume selles suures maailmas ja seda rohkem on vaja just seda tuumikut koos hoida, inimese sisu, kohalikku etnust, allestust hoida ja sellepärast on see Kihelkonnapäeva toimkond olnud mulle väga viljakas kogemus siin ja me loodame, tahame sügisel jätkata teiste üritustega, kutsudes kaasa erinevaid omavalitsusi, külasid, inimesi, et me tunneks ennast üldse perena. On palju räägitud, hakkame suurt teistmoodi liigutama. Edasi ja muidugi see on tore näha, hea meel, seda oleme seda asja teinud ja nii hea